see on hea tunne, eriti sa tunned seda tunnet, kui sa oled laval ja kui sa tõesti teed seda ja ennustad seda, mida sa teed. Ja mul oligi, et siin võis tulla suur võit või suur kaotus, sest ma ei saanud aru, kas meedia on minu poolt või minu vastu, aga ongi, et nad mängisid seda, et kas mind üles ehitada või mind hävitada lõpus. Nii et see on väga huvitav, aga see on hea tunne ja ma tundsin seda alati, aga see on ikkagi võistlus. Ma ei saa kontrollida inimesi, nii palju faktoreid on, show faktorid, mu hääle faktorid, mis on päev, kuidas on teised võistlejad minu vastu, et nii palju asju, aga yes. Ja Merilin Kroonikast, et mitmed rahvusvahelised fännid kurtsid, et su show polnud liiga šokeeriv, liiga Tommy Cashilik. Okei, räägime sellest kohe. Päevast, kui see lugu Espresso Macchiato tuli välja, ma lugesin nii paljusid kommentaare oma nii-öelda fännidelt, kes olid, see ei ole Tommy Cashi lugu. See lugu oli järgmisel päeval number 1 absoluutselt igas streaming platvormil, Spotify's, iTunesis, YouTube'is, YouTube Musicus, mida ei olnud nagu eelnevalt ükski Tommy Cashi lugu teinud. Eurovisioon ei ole selleks, et ma mõtleks nagu Tommy Cash. Eurovisioon on Eurovisioon, siin on omad reeglid, see on oma loomaed heas mõttes. Ja siin peab nagu teistmoodi mõtlema aga me istunud maha, et seda lugu teha, et nüüd me teeme Espresso Macchiato, see sündis naturaalselt ja kõik jooksis niimoodi kokku, ja me oleme siin. Jaanus Koort, olla 2 reporter. Ennustasite ja panite täppi, et Eesti Laulde võidate. Just. Mis kohta ennustate Eurovisiooni? Kas kõik on juba väljas, kes on Eurovisioonil? Ei ole. Pool on. Ma olen näinud, et hästi palju tugevaid naisi on Eurovisioonile minemas. Ma tahaks näha lõpuni, kes sinna lähevad, aga ma arvan, et sellepärast, et mul on nii-öelda liidud eelnevate aastate tugevate esinejatega Eurovisioonilt, nad nii-öelda kaitsevad mu seljatagust ka. Et ma arvan, et need aitavad ja absoluutselt kõik mu fännid üle terve maailma aitavad meid ka. Ja ma päriselt tahaks võita Eurovisiooni. Ma tean, et see on nii palju raskem, aga siin tuleb nagu huvitavad asjad tulevad nüüd mängu. Sotsiaalmeedia ja kõik muu on. Et see on nüüd teine mäng ja nagu ma ütlesin Anule ka, kes küsis mul lavalt, ma tean, et Eesti ei ole suurriik. Me ei ole suurriik ja meil ei ole nii suuri rahasid taga, nagu on, ma ei tea, Saksamaal või teistele nagu miljoneid. Nad panevad lihtsalt, viskavad neid miljoneid sinna selja taha ja on nagu, et sul on reklaam Times Square'il, sul on mingid lennuk lendab reklaamiga ja nad manipuleerivad seda nii-öelda Eurovisiooni marketit, et ongi, et nende sellest esinejast sünniks võitja, aga asi ei ole rahas. Asi ei ole kaugelt rahas ja ma olen seda aastaid teinud, mis mängu me hakkame mängima. Ma räägin siis TikToki mängust, Instagrami mängust, YouTube'i mängust ja see kisub väga põnevaks. Teine kohta kaotus? Ma arvan, et teist kohta on valusam saada kui esimest, eriti kui sa kaotad, kui esimest on 83%. Sa lubasid esimest kohta? Jah, ma tahan esimest ja ma lähen selle järgi. Aga sinnani on veel 3 kuud on ja me hakkame selle kallal töötama, et juba järgmine nädal näete asju, mis hakkavad juhtuma. Ja. Oled Joosti ja Kääriaga hea sõber. Mis nõu nad on andnud? Kuidas ettevalmistada selleks? Mida teha? Täiesti kohutav on nendega olla tuttav, sest sul on 2 täiesti erinevat vanemat. Et üks on hästi selline trilla-trolla ja teine on rohkem selline läbimõeldud, võib-olla hoitud. Aga ongi, ma saan
nõu nende mõlema käest, ma sain nõu nende mõlema käest ja siis ma pean nii-öelda panema selle ühe maailma kokku enda jaoks. Ja ikkagi kõige lõpus me teeme ikkagi see, mis on Tommy Cashi maailm. Sest Tommy Cashi maailm on olnud enne Joost Kleini maailma ja enne Kääriä maailma. Ja võib-olla see, et ma olen siin nüüd lõpuks Eesti Laulul, inimesed lähevad interneti ja vaatavad korra paar aastat tagasi ja nii edasi ja nii edasi. Kes on teinud mis ja missugused on olnud maailma. Aga see on super, et mul on sellised vanemad. And please, one question in English. Here is a lot of international fans of yours. Hi Tommy, congratulations. Thanks. I'm part of a group of British media and Australian media representing AussieVision.net, ESC Extra, ESC Bubble, and that Eurovision site. So great to have you here. Thank you. Yes. I wanted to know. Oh my God, I'm so relieved to talk in English finally. I just wanted to know, so we know you're good friends with Kääriä, who was here tonight with you. Yes. Do you feel that he's helped pave the way for bold and adventurous artists like yourselves to take part in national finals and try and go for Eurovision? He definitely paved the way so I could come to Eurovision because it was never on my mind. It was never on my mind because as an artist, I'm a made artist. I could, of course, I could be, there's time and I could be even bigger and bigger, but it was never on my mind that I should come to Eurovision, but it happened naturally, and I'm really happy that I'm doing this, and I can represent Estonia and do the best for my country. Thank you. Андрей Данила, Русский Дельта. Скажи, согласен ли ты с тем, что ты сейчас самый известный эстонский артист в мире? Я был самый известный эстонский артист в мире уже долго. Käydid siit hiljem, Peeter? Okei. Mul on paar küsimust, kas tohib? Üks, okei. Nii, andke andeks ootamatu, ma pean ootama. Guys, one water? Nii. Guys, give it up for my dancers also, come on. Or how you call them? It's TCS, it's Tommy Cash Security. Томми, если бы ты после всей этой шумихи не прошел в финал, не стал бы первым, ты бы бросил музыку? Нет. Я думаю, это только начало. Ну, не только начало, но это никак бы не повлияло в моей карьере. В чем секрет этого успеха? Ну, человек сказал, человек сделал. Круто, спасибо. Ja viimane küsimus Raadio 2. Võlo Neili teataja kuulud kohustus oli kohvi küsimus, et mitu tassi kohvi ise keskmiselt jood päeva jooksul ja lemmikkohvi ka võib-olla. Ma hüppan espresso macchiatolt flat white'ile. Ma ausalt öeldes, isegi kui ma laval, mu topsi sees ei ole päriselt kohvi sees, aga just tänu sellele topsile, just sellele tantsule, mu see kohvis on kukkunud. Aga tavaliselt ma arvan, ma ütleks 5-6 topsi. Jah, et päris palju. Ja viimane küsimus Raadio 2, Rahvusringhääling. Ja sul oli väga vahva selline vaba ja tantsuline esitus täna. Kas Eurovisioonil sa võtad samamoodi omas tempos või on oodata mingit uut show'd? Just tantsulises mõttes. Tantsulises mõttes, kas teile meeldis tants? Mulle väga meeldis ja see oligi nii just, vahe. ja see oli, teate, see oli selline risk, et mitte risk, vaid vabadus sellest, et meie video ei andnud täiesti mitte midagi ära. Ja see, et me tulime selle show'ga, ma arvan, et paljud võib-olla arvasid, et ma lihtsalt joon kohvi laval või ma seisan mikrofoniga, lihtsalt laulan lugu ja ma olen mingi hääletega. Aga Joost ütles mulle seda ka, et ma peaks ette valmistuma oma seti olenevalt lavast. Nii et seal on ilus kandiline lava. Me kindlasti kogume kokku informatsiooni ja feedbacki erinevatelt inimestelt, mida räägivad inimesed netis. Ja me juba oli plaanis konfiguratsioonid ja asjad, mida me tahame selle show jaoks teha. Nii et aga tants on, ma arvan, et on suur osa sellest karakterist ja idee oli
teha mitte võib-olla koreograafia, vaid karakteri omane liikumis-way. Kas me saaks seda tantsu lõpetuseks näha ka palun? Ja see läheb sellest vairaliks nagu nii, teil on, mul on hästi piinlik teile ära öelda, et see on nagu vanaemale söögilauas öelda, et ei, ma ei taha täna laulda vanaema. Aitäh teile!